23. jaanuaril kuulutati välja Eesti-Ameerika innovatsiooni auhinna võitja. Sai selgeks, et idufirmad edule panevad aluse nii innovatiivse mõtteviisiga inimesed kui suurepärane idee. Eesti-Ameerika innovatsiooniauhind anti välja juba 3. korda. Sel aastal kandideerisid auhinnale 23 erinevat firmat ja asutust. Innovatsiooniauhinna ja sellega koos 10 000 eurose auhinnaraha võitis seekord mobiilsete maksete lahendustega tegelev ettevõte Fortumo. Teisele kohale maadus kassa- ja laotarkvara lahendustega tegelev Erpli, kes sai auhinnaks 5000 eurot. Äriideede teostamiseks on mitmeid võimalusi ja üha rohkem on Eestis kõneainet pakkumas just idufirmad ehk startupid. Idufirma on ärimudel, mille toodet või teenust ei ole lõplikult välja arendatud ning on pidevas aktiivses arengus. Kas selline ärimudel võiks sobida kõigile ning mis on oluline idufirma läbilöömiseks? Mina soovitan, et kui teil on endal visioon ja nägemus olemas, et siis kindlasti rääkige kui palju oma ideest teistele inimestele ja saate tagasisidet ja üldiselt mina olen näinud, et nii-öelda nõustajate kasutamine inimestega rääkimine, et see aitab päris palju edasi. Kui üksi kodus istuda ja ainult üksi pead murda, et siis ei pruugi tulla kõige paremad lahendused. Et selles mõttes ma soovitan alati inimestega rääkida ja see aitab edasi. Inimesed ikka kõige tähtsamad, et kui ideid on hästi palju, aga kui keegi ei suuda neid teostada, siis mis neist ideedest kasu on? Aga kust leiab näiteks häid ja huvitavaid inimesi? Koolist, ülikoolist, muidugi. Mina ise olen selline ettevõtja tüüp, et mulle meeldib alati midagi uut teha ja nii-öelda teostada oma mõtteid. Et selles osas, kui te tahate vabadust, palju tööd teha ja midagi ägedat, et siis kindlasti startup on nagu üks valik. Et kui te tahate stabiilsemat tööd või midagi sellist, et siis on alati võimalus kuskile valitsusasutusse tööle minna või midagi sellist teha, et selles mõttes, et mina olen selline võib-olla rohkem mässaja tüüp ja mulle selline ettevõtja elustiil meeldib. Well, the important thing is to work on something important. You know, if something that either that people need or that people don't know they need but will help them in their daily lives. I mean, you know, what's not important is better ways to take pictures of your cat or better ways to take pictures of your meals that clog the internet all the time. Like these things are not really solving. Look, the world has a lot of problems right now. So pick one that will affect a lot of people and make their lives better, and that's what you need to go after. Maybe you'd do a better job of telling me what is it in the Estonian character that makes them so good at this or so interested. But I think it might have something to do with the success of Skype as just a bunch of guys coming together and coming up with a great idea and then turning it into a multi-billion-dollar product. I mean, that's pretty good inspiration and a pretty good model for people to follow. And I think if you tie that with what seems to be a society that values education, has strong in math, that you put it all together and you get Estonia.